Alustame uue vlogiga, uus nädal käes, täna on kolmapäev jah, alustamist täna kolmapäevast. Hommik on 7.53 on kell ja meie sõidame Pärnu poole, lähme golfi mängima ja täna vist on viimane üle ilus soo ilm nii pikaks ajaks jälle. Ma vaatasin niimoodi, et nädal aega kindlasti ei luba mingit sooja ega sellist päikest nagu täna on ja nagu on paar päeva olnud. Päris huvitav värk, see ilmvärk, selline ilmvärk, et Euroopas on igal pool kuumalaine juba mingi nädal aega, inimesed kõrbevad seal. Jah, ma seda kuumalainet siessi tegelikult ei tahaks, nii kuum on mingi 40+, aga väike siuke sahmakas võiks ikka tulla 25 nädal aega, 2 nädalat, 3 nädalat. Ei kostitame vihmavad järgmised 2 nädalat, laseme täie kraanid valla, paneme nii, et kus torust tuleb, et jumal Eestis saaks suvel olla õues. Varsti on juba pool suve läbi, pole nautimused hakatagi, eks tuleb varsti reisile minna, mis kui tunne. Ma tõmbad noko sisse, läheb tuju palju paremaks ja isegi viimase ilmaga vahest paistab päike, siis tuju on nii hea. Aga me lähen mängime golfi, täna ma arvan, ma naudin suvest kõike. Peale golfi lähen koju, võtan päikest, siis lähen ujuma, siis niidan muru, siis lähen jõukasse, siis lähen veel õue, siis näitan teile ka veel midagi, mis ma päeval teen. Täna ma naudin täiega seda soojast, mõne tea, millal jälle tuleb. Võt, näeme teiega juba golfis. Ja olen Pärnus kohal, mega ilm, seda nagu privaatne väljak, mitte kedagi ei ole hetkel. Vaikselt hakkame sooja tegema, kõksime veits 50 palli soojaks ja lähme juba rajale, aga ulme ja opa pitsus. Aga kus ära lööb seal. Jep, mõnus. Tšurro on ka meil kaasas jälle, kohe näitan. No Tšurro, anna paar kommentaari ka, kuidas tänas ilmaga rahul oled. Ma arvan, poist naudib täiega, tänast on mega ilm. Päike paistab, kus ta on, seal on päike. Seda homme ei näe, ma arvan, ehk siis ülimõnus. Näita meile üks ilus löök ka. Kuidas see golf tegelikult käib, siis ma enda lööka ei hakka näitama, te teate küll, kuidas ma löön. Mitte just kõige ilusamini, aga näete, see on olnud väga ilusti. Tahab veel näidata ühte lööki teile. No vaatame see löögi veel. Opa, vaat siuke perfektne värk. Maandub otse lipu kõrvale. Jep. Pool rada on mängitud, läheb täitsa hästi meil mõlemal ja skoor on mul praegu pool rada peal 42+6 ja Tananil +2 hossaraks. Meil on klassi vahe väike siin. Ma arvan, pole ammu nii hästi mänginud ja et siis naudime edasi. Meil on ees mingid vanurid, siuke korralik 75+, pensionärid ja nad ikka mõõdavad ja kaaluvad igalt palli ja ei lase mööda ka, sest et nad arvavad, et on profid ja mis seal ikka kiirustada, et saame siis päikest võtta ja nautida ilma. Aga noh, õnneks on ilus ilm, muidu ma ei tea, mis ma teeks. Ma tõmbaks lihtsalt tuimalt mööda, ma arvan. Aga nii, lähen vaat, kus Saron lööb. Ilus löök. 17. rajal ja just vaatasime 16. et need vanurid siin neljakesi seisavad ja ootavad, tahavad nüüd meid mööda lasta. 2 rada lõpuni mõtled, äkki laseks tüüd mööda, vaata, õige aeg. Tegelikult esimest rajast saadik lihtsalt tiksuvad. Aga ei, natuke tiksume veel ja mis kell on juba? Kell on 12:30 juba, päris palju, aga ei ole hullu. Tegelikult on pluss graafikus. Ma kavatsen lüüa nüüd üle järve, üle tiigi, üle kõige. Tegelikult võiks minna siit nagu fairway'le otse ja sealt kaarega, aga ma panen drive'iga siukse puraka, et tegelikult see otse minek on linnulennult suht lühike maa. Ma ei tea, palju ta on, 250 meetrit umbes või natuke peale. Et ma kui panin korralikult üle greeni, et vaatame, kus täna veel tuleb, kus tuleb otse või läheb võssa või läheb paremale. Aga ma näitan teile, kuhu ta läheb siis. Oi! No nii palju on hoopis siin ja lipp on seal, tegelikult see on päris hea lain. Teoreetiliselt nii peakski tulema, et tuled siit otse, laks siia ja siit paned siin. Kõige turvalisem tee. Aga ma oleks tahtnud tegelikult minna otse üle selle tiigi, aga ei õnnestunud. Nii täna juhtus selline asi, et unustasin autot laadiga, Pärnusse sõitsime. Aga õnneks mul natukene oli akut olemas, aga võtame nüüd siit laadija. Ma kus käin, pole väga ammu, pole laadinud siin. Opa, tuli ära siit küljest. No nii, paneme selle pistiku taha siia. Ossarraks. No nii, see on korralik jämmivoolik. Sa poiss, vaat seda. Aga õnneks mul on olemas see kaart siin. Et see teeb asja lihtsaks, teeb väikse piksu ja peaks laadima. Ongi olemas. Väga hea, mugav õnneks, kui unustad kodus laadida. Saad siin kiirelt panna 15-20 minta ja aku on jälle nii palju, et saad koju sõita. Saime koju üliväsinud olla. Pärnu on ikka päris pikk sõit. Tulen koju, vaatab, mitme päeva robot ei tee tööd. Või teeb tööd, aga väga kehvast teeb tööd. Näe praegu siin
just tegin temaga uue mapi kõik, nüüd õpib kõik selle asja selgeks. Väga tüütu, ma ei tea, kas robot on katki, on uut robotit vaja. Öelge mulle alla kommentaaris, mis on kõige parem robot niiduks, et võib-olla mul on uut vaja, sest see vend tahab jälle minna ujuma. Ehk siis ma ei tea, mis saaks, mul on uut robotit vaja või see hakkab tööle, varsti saab teada. Väga tüütu, käsitsi külma ei hakka niitma, see on nii tüütu. Robot on geniaalne asi, mis on välja mõeldud ja ta peaks töötama, aga ta ei tööta. Väga närve ja praegu muru kasvab ka ju nii hästi, et kohe on, aga olgu, ma tegelen taga edasi vaikselt. Vana õpib, kuidas ujuda vist, kui tunnen. Läheb vaatab jälle, ükskord ta käis siin ujumas, tundub, tahab jälle minna. Nüüd ma lihtsalt pikali ja ootan, kui see robot selle mäpi ära teeb. No jube kaua teeb, aga vähemalt ta sõidab praegu sirgelt otse edasi-tagasi, eks see tundub, et midagi ta teeb, äkki oskab toimetada, äkki hakkab tööle. Parem oleks, sest et no muru on tegelikult päris pikk, ta pole mingi 4 päeva niitud, eks siis. Kui tema täna ära ei niida seda, siis arvatavasti pean mina selle käsika jälle välja võtma ja hakkama nüskima, aga parem oleks, et seda nii ei lähe, sest ma ei viitsi. Ma ei saa aru, see muru niismine on täiesti mõttetu tegevus. Kui oleks võimalik, ma võtaks terve hoovi üles, paneks asfalt ja jumal hea plaan ju. Miks muru üldse vaja? Ma ei saa üldse, täiesti mõttetu asi. Minu jaoks muru pole üldse vaja, aga ma ei hakka siis asfalt ikka panema. Samas, päris pull plaan ja mõtled terve hoovaks asfalt. Ülimugav, pargi kui tahad. Sõidad laks siia või võtsad samma ette sõita kohe laks. No ei tea, päris hea plaan tegelikult. Aga pikutan natuke edasi ja varsti lähen lõunat sööma. Kell on 4 läbi, paras aeg lõunat süüa. Oi, täna on pekkis. Väga kehvasti on seis. Aga olgu. No nii, trennist käidud, tegin piitsa õlga. Ossarraks. Trenni ma iitsin filmi täna mõni teine päev võib-olla, aga täna oli plaanis minna ju ujuma, siis oli plaanis minna supitama. Midagi ei teinud, sest et ilm läks käest ära, põhimõtteliselt ei veel ei saja, aga kohe sadama. Just panin toidu, õhtusöögi mikroahju, kell on 8:30, päris hilja õhtusöök, aga lõunasöök oli täna 4:30, ehk siis see on normaalne, praegu panin kooviima ka siia. Sööme kooviima ära, vaatame Dr. Murphy't, The Good Doctor, ülihea seriaal, uus seriaal, mida vaadata ja siis juba magame ära. Vot näeme teiega juba homme. No nii näitan õhtusööki ka. Õhtusöök on siis täna see, mis tavaliselt on lõunasöök, aga väike vahetus toimus ja siis väike koopiim. Müslin on otsas, eks siis tuleb panna midagi head veel peale. Digesti ja küpsist, mega hea, nii et head isu. Tallinnasse jõudnud, mõtlesime, et täna on selline mõttetu ilm, kell on 11 hommikul 100 korralikult, mõtlesime, et päev läbi on külm, aga tegelikult siin on 18 kraadi näitab 18,5, ehk siis tegelikult saab isegi golfi minna pärast. Praegu käime Golflay shopist läbi, ostame siit midagi head ja paremat, vihmariideid, sest et vihma saab iga päev. Vaatame, äkki jääb midagi silma. Ja siis lähme järgmisse poodi, sest täna on selline shoppingu päev. Aga ma arvan, pärast käime golfiska läbi, tšurro on ka meil pagastis olemas, nii eks meil on terve päev nii-öelda sisustatud. Võib-olla, ma ei tea ka, mis ma siin räägin. Aga jah, eile oli 27 kraadi, täna on 18, siuke Eesti kliima üles-alla nagu krüpto. Seda. Opa, kaasa veeldagi piitsa. Nii et lähme poodi. Poes on väga palju valikut. Kellele golf meeldib, siis astuge läbi. Siin on igasugused asju. Kõike, mis golf vaja on siin olemas. Nii et vaatame natuke ringi. Jees, ja mul lemmikasjad on seal. Kus need on driverid? Seal. Järgmine peatus on Depo. See on hea pood, siin on kõik asjad olemas. Mulle täitsa meeldib see. Mulle meeldib see, et siin on nii palju rahvast kogu aeg, et ütleme nii, et inimesi on rohkem kui ma ei saa üks tunne, et tuled, mis päev oli 4 päev, kell on 12 ja pood on rahvast full teist, parklas pole parkimiskohtagi. Aga mul on teadus, ma minema pean, ma lähen siit. Grillid, sana, nüüd ma ei või grille vaadata, aga ma korra ikka vaatasin, ta praegu filmib. Ta ei saa ju vastu panna. No nii, mõtle siin ma on teha. Oi, mulle need söegrillid ei meeldi üldse. No siin ainult söegrillid nii ongi, et nii me ei vaata, lähme edasi. Ma ikkagi loodan, et suvi on ja golfis on vaja mul kogu aeg toitu kaasa võtta ja mul oleks vaja mingi külmakasti ja siin praegu lambist kohe oligi, kus see lahti käib. No see on külmakast, mis ei käigi lahti. See mõttes väga hea, ei peagi, kuule, see on päris hea mahutavusega, siia mul võikud šokolaad sisse, värv on ka pull. Ma arvan, võtaks selle või? Natuke vaatan, mis otsustan. Vaata, mul on 800-sed. 800 on head vist. Siis on nagu 500 on, 6, 8, 10, 800 on üks hea. Saan neid siis. See taga ongi või? 700, 45. Nii, kruve on vaja
ega ma kruvidest väga palju ei tea, aga ma hakkan kodus ehitama treppi ja ma võtan, mul on 500 pluss ja mul on 2 pluss, ehk siis 10 tuleb see umbes 800 läheb. Niimoodi arvutab ehitusmees kruve. 2 kruvi, arvan, et sobib, kes teab. Peatsin Ülemiste, kõigepealt lähme, ei tea, kus me lähme, käime korra poes, siis tahaks mingit süüa, kiirelt võtme koera autos ja käib kiirelt toidupoest ja vaatame, mis saama hakkab, ehk siis pärast tahaks golfiga minna, päike tuli välja, ülihea ilma nõuest, täitsa tühja koha pealt, lubas päevi vihma, aga ei ole, nii et lähme poodi. No nii, lähme Sportlandi, vaatame äkki mingeid huvitavaid asju siin. Kui juba siia pood sai tuldud, siis käime kiirelt läbi siit ka. Ma tean, siin päris lahedad riides see Ülemiste Sportland on mega mõnus suur ka. Siin valikut jagub, vaatame, Sarvan tahtis mingeid golfi asju. Ma lähen vaatan äkki ka mingeid golfi asju. Nii et lähen vaatame. Ossa raks, vaada, kus naistel on äged adidressid. Oleks meestel, ma lõbas kohe jalga läks minema poest, olekski olemas. Kuule, Sarvan tahad, Laste või? Sarvan ongi nagu laps, nii et lähme edasi laste omadist, jah. Jordan mulle meeldib, ka lapsed, teise pool vist on mehed. Ja see Under Armour on kuskil, see ka mulle meeldib, nii et lähme vaatame. Nii, Sportland seedub mitte midagi, ma ei tea, kõik olid valed suurused. Üldse suht kehvalikaid enam, ma ei tea, polnud mulle midagi, nii et lähme järgmise poodi. No nii, kiire burger, kingi tiir, sest kõht on tühi ja tundub siit kõige kiiremini. Opa, vaata, kui ahvat läheb pildid. Nii tulime golfi ka, sest mega ilm on, või noh, kas just mega, aga selles mõttes mega, et pidi olema ju vihmane, aga on hoopis pilvini ja päike paistab ja 21 kraadi, 20 kraadi. Ehk pigem väga hästi ja arvan, et üldse nii hea ilm täna on, ehk siis lööme 100 palli ka. Võtame siit 100 palli, opsti. Ja läheme peksame 100 palli ka ära, sest noh, sellist ilma ei saa raisku lasta, sest järgmised päevad alles 10. juuli ma vastu lubab ilusamat ilma. Oi, ma panin enda autole selle asja, vaatagi nüüd. Ennem see oli siin tooli peale, nüüd on niimoodi ilusti siin taga. Näed, Juurik võtab päikest, ma panen auto täis piisule. Mängu või noh, enne pallide löömist peab ikka natukene energiaga koguma, selleks tõmbame oksti laksud sisse. Oi, kuule, täna on juba isegi siuke ilm, vaatan, et siin saab päikest võtta. Mõnus. Aga pikka juttu olegi, läheme lööma, sest et 100 palli ära lüüa, selleks läheb umbes tund aega, ma arvan, nii et läheme paugutama. No nii, mul on publik ka täna. Churro treener hoiab silma peal, vaatab mu igat lööki, et ma jumala eest kebasti lööks ja svingaks korras ikka. Naudib, poiss naudib. Näitan teile kohe siis täna esimest lööki ka. Esimene löök on taas siuke, nii et niruvõitu välja ei tule, aga äkki täna tuleb, sest noh, esimene löök on siuke tunnetus. Täna on hea tunnetus, tunnen. Täna tuleb. Näed, lendab kohe ilusti. Hakkame sihtima midagi seda valget lippu seal umbes 50-100 vahel, mis ta on siis 70 umbes. No, ütleme nii, et niimoodi greenile ei saa. Seisame veits nii. Ja ongi olemas. Ta muidugi sinna greenile pidama ei jää, sest et liiga madalad läks. Oi, see on olemas. Vaadake. Opsti. Sealt putiks sisse ja olekski bördi. Näitan teile natuke selliseid teistsuguseid lööke ka, mida ma tahaks kunagi näita. Selliseid lühikesi kõrgeid lööke. Ehk siis greenile peale saamiseks on vaja sellist lööki teha umbes. Opsti. Täpselt sellist lööke. Ma ennem kunagi ei ole harjutanud neid. Alles nüüd viimase aja on hakanud neid nii-öelda chippe ja flop-shotte või mis need on. Neid harjutama. Oi. Sest et noh, drive on mul siuke, et ma saan peaaegu siuke 50 meetrit greenist päris palju radadel. 100 meetrit, 50 meetrit ja siis järgmine löök võiks siuke olla lapsti greenile. Aga seda ma enne teha ei osanud. Eksisin palju, läks kogu aeg kehvasti, aga nüüd mõtlen, natuke harjutaks. Rajal mängul tuleb kasuks. Sest tahaks rajal ka mingi normaalsed numbrid teha, mitte ainult siin range'il driveriga pikki lööke. Ehk siis harjutame siin natuke neid chippe ja kõrgeid asju ka, flop-shotte. Vaatame, teeme äged asja. Kõrgele ja opsti maandub. Siuke löök jääb tavaliselt kohe griini seisma ka. Nii uus päev käes, täna on reede hommik, lähme trenni. Täna teen trenni MyFitnessis Kärtsuga, ehk siis lähme vaatame, mis saama hakkab. Ma arvan, et teeme suht full body, vaatame, mis teeme. Jube ilus on siin Ülemistes. Kõik on nii roheline ja siuke moodne värk. No nii teeme jõukalt, mis jõukalt teeme trenni, meil trenni hakkab läbi saama. 1,5 tundi on tehtud, unustasin natuke filmidest, nii tore ja lõbus oli.
aga praegu teeme lõppu veel selga, siis teeme kõhtu ja piitsa ka, sest noh, käpa peal kasvama. Nii et Kertsu alustab ületõmmetega. See pidi tema lemmikharjutus olema. Ma lasin tal valida, et mida teeme lõppu ja siis valiti ületõmmed. Ei tea küll miks, aga valiti need harjutused. Nii et teha, kui sa räägid. sa ei kuula, sa pead keskenduma harjutusele. No nii, tõmbame. Jõuad küll, kui jõuad, ma tulen appi. No nii, 1. Palju teinud oled? 2. Ma ei tea viimast. Okei, 3. 2 veel siis. Jep. Ja viimane. No nii, natuke lihtsalt tuli. Aga ei tulnud. Tuli. Ja nüüd, mis te arvate, palju ma panen siia peale? Soojendus panen 100 kilo ja ma ütlen, see on täpselt paras. Soojendusraskus. Ega liiga palju pole vajagi. Iga trenni ei ole vaja mingit suuri raskusid tõsta. Vahepeal tuleb teha tunnetuse peale ka. Sest et noh, ütleme nii, et lihas on siuke asi, et mis? Vähe või? No kehakaalu järgi, mul praegu hommikul kehakaal 100 kilo, selle järgi panin. Ega ei osanudki mõelda, et mis raskus panna, paned kaalu järgi. Nii et järgmine kord tuled trenni, mõtled, palju peale panna, siis kõigepealt käi hommikul kolmelt läbi, vaat palju kaalud, selle paneb peale. Nii, Kertsu jäi juba magama trennist, sest trenn on meil kestnud tund 45. Kertsu on nii palju pingutanud, et ta on täitsa läbi omadega. Ehk siis trenn on kasulik, aga nüüd teeme lõppu veel kõhulihaseid. Omal ajal, kui ma käisin Audentes, siis meil oli eraldi siuksed trennipäevad või ma ei tea, kus me saime kõik seal aulas kokku, kogu tiimiga, panime Norrakate videoga peale, Norra suusakoondise oma ja tegime nende järgi kõhulihaseid, siis mõtlesime sama kõvaks ja tugevaks, kui nemad on. Ja üks harjutus me tegime, oli selline väga keeruline harjutus, nii et proovi järgi teha. Ja oi, kus toimib. Ja mikski pärast me ei hakanud sõitma nii nagu norrakad. Ei tea, milles asi oli. Kas oli selles, et tegime liiga vähe kõhulihaseid või kasutasime liiga vähe midagi muud. Nii et teeme edasi. Oi, ma juba vätsin ära, ehk siis kütame kõhulihased edasi ja kohe on trenn läbi ka, nii et ega täna midagi ei tee, ma arvan, golfi ma ei lähe, sest ilm on kehva, poodi ma minna, igest saame minna korra. Vot, näeme teiega juba, ma ei tea, kus lõunapausil äkki kõht aega tühi, nii et ta vaika. Maika annab ka mida. Võtad niimoodi, need lihtne peale. Nii tuli Igeasse, vaat kus Igea silt on. Seal oli Igea silt ja siis läheme vaatsime kaardinaid. Kaardinaid oleks vaja, 3. korrusel on kaardinaid puudu, Kertsu ei saa magada, paistab päike silmud ja meil külas käib, eks näeme vaatama, kus kaardinaid saab. Kell on 12:53, ehk siis praegult oleks jubedalt vaja sööma minna. Ma tean, et Igea saab suht head toitu ka vahest. Oleneb korrast, mõnikord ei ole kõige panem, aga mõnikord on väga hea. Ehk siis ma ei tea, läheks sööma ka või samas mul juba kodus on toit olemas, et siis miks mitte minna juba koju oma valmis prepitud toitu sööma. Nii et ma ei teagi, kui hea tühi Igea, ma pole nii ammu käinud siin tühjas Igeas, iga kord on rahvast nii palju, aga praegu on jumala hea, mõnus tühi värk. Igea on selles suhtes suht pullpood, siis peab nii palju jalutama, jõhkralt lihtsalt käid, otsid oma asju, kunagi ei tea, kus need asuvad, siin on mingi lõikekad ka, aga ma tõmban siit igalt poolt läbi, sest ma ei tea, kus need kaardid on, ma kõik vahed läbi käima. Ma ei mäleta ka enam, kus need kaardid on kuskil all või üleval ja siis ma käin kõik läbi, otsin üles nüüd. Aga noh, samas saab samme, vaata, ma täna ainult 3000 sammu ka, ei pea õhtul jalutama minema, saab oma sammud täis siin Igeast teha. Võtab hingeldama. No nii, kui keegi otsib kaardinad Igeas, siis teate, et ülemise korrusel ei ole, talumise korrusel on kaardinad, ehk siis hakkame otsima, kus see on, mida ma välja valisin. Oi jumal, ma ei tea, seda ma ei leiagi siit vist, aga noh, otsime üles, küll leiab. No nii, Igeas käidud, järgmine peatus on Decathlon, siit on mul vaja golfi välja. Ma tean, et siin müüakse nii, et ma kiirelt käin, otsin palju, need asjad ka mulle meeldivad, need asjad. Eelmine aasta ma ostsin siit endale supilaua. Aga tahaks siit võib-olla endale uut aeru, seda kahest. Meil ühel on üks ühenaer, teine on kahe naer, siis kahesega on parem teha. Ma korra vaatan, võib-olla kas müüakse või müüda. No nii, Igeas käidud, Decathlonis käidud, Decathlonis palle ei saanud, seal ei müüda enam golfi asju. Vot, aga teeme, ma ei tea, mingi 50-100 palli lööki ka, ega iga päev tuleb natuke palli ja muidu ei oska seda golf mängida, golf on siuke mäng, et mida rohkem mängid, seda parem tuleb välja. Loogiline, eks ju. Aga see on niisugune mängi, et kui sa mingi 3 päeva ei mängi, siis ma ei tea, mina küll mängida ei oska, üldse ükski löök välja ei tule. Ehk siis, kui ma juba siit läbi sõitsin Sarani järgi, siis läheme võtame palle ja lööme natukene.
esimesed 20 palli on soojaks löödud, nüüd tõmbame nokko sisse. Nüüd algab pall lennama, praegu ta oli 277. Nüüd paneme 300 ära. Haige diagramm, haige. No ilusti kõrgele. Nii kõrgel peaks kopter on, siin läheks kopteri alla löönud. Tipp-top löök. Nii oleme siis golfis täna ja ütleme nii, et ilm on selline, et pole viga, aga mäng on aeglane. Oi, kui aeglane on. Sellepärast, ma räägin teile, miks nii, kes te kõik algajad golfarid täitsa alustate esimese hooajal, siis ärge muretsege sellepärast, et te mängite aeglaselt ja keegi tuleb selge teile, mängige oma tempot, ärge laske kõiki inimesi mööda kogu aeg, sest kui te kedagi mööda lasete, siis lõpuks tekibki ummik, sest te ei saa kõiki mööda lasta igal rajal. Ehk siis proovige mängida nii kiiresti, kui suudate ja sellest saategi oma tempo nii-öelda teada, et teil on mõte, et vaadata, jälle keegi taga. Teil on mingi teha, kui te need mööda, siis järgmistel on taga, siis täna on täpselt olukord, et me lihtsalt tiksume siin, sest tööd poisid seal ees mõtlevad, et laseks kõik mööda, kes tagant selga tulevad, aga nii ei saagi mängida. Ehk siis meie mängime edasi, tuju on hea, golf on tore. See ei lenda nii hästi. Jumal hea vise. Kust lendab? Vaat kus jookseb. Jumal hea vise. Kärtsul tegi elu pikima löögi 123 meetrit. Vaatame teist lööki. Nii vaatame Saran Drive'i. Kuda pall lendab ja pall lendab hästi. Ja lendab kaugele, ehk siis ma ei tea, kas ma ise löön nii kaugele. Oh ei tii. Meile ilus drive'i äkki õnnestub. Poisid küll on seal, aga need poisid peaksid tegelikult juba kodus olemast, et mängivad oi kui aeglaselt ajast nii maas. Ehk siis vaatame, mis poistega juhtub seal. Ja juhtub seda, et tahab parkla poole minna hoopis. Aga vist ei lähe. Ei läinud, enam-vähem. Saab mängida küll. No nii lõpuks ometi hakkab ilm ilusaks minema. Tšurro, arsleme jooksma. Lõpuks ometi jäi vihm järgi ja ülimõnus on. Nüüd tunned kohe, et kui päike hakkab vaikselt välja tulema, läheb soojaks, sest päike on väga kuum. Ikkagi suvi on, kuigi hommikul tulime siia oli 13 kraadi, et päris suve moodi see asi ei ole, aga nüüd on päris hea, nii et võib edasi mängida. Vau. Nii aeg siit maalt video kokku tõmmata ja like, subscribe ja näeme teiega juba nädala pärast. Tšurro, pallile järgi. Oba! Nii et mõnus vihmane ilm, nautige Eesti suve.